hei hopsti, kui sina oled üks nendest tegutsevatest või siis ka alustavatest naisettevõtjatest, kes on mõelnud sellele, et tahaks nii väga luua enda esimest veebi või siis online kursust, kuid sa ei ole seda teinud varasemalt või siis oled teinud, aga see ei ole nii hästi õnnestunud, kui sa oled lootnud, siis see järgnev video on sulle just mõeldud, sest selles videos ma räägin sulle 6 minu meelest minu kogemusel ja minu klientide kogemusel kõige olulisemast veast, mida tasub vältida, kui sa siis tood turule enda esimest veebi või online kursust. Tere taas, mina olen siis Mari-Liis Lukk, mina olen veebiäri mentor ja sertifitseeritud lahenduskeskne coach ja aitan siis tegutsevatel naisettevõtjatel alustada, luua ja kasvatada enda veebikoolitusäri niimoodi, et see tooks meie kõigi naisettevõtjate ellu rohkem vabadust, küllust ja suuremat mõju. Nii et kui sa tahad teada, mis need 6 olulist viga on, mida vältida, siis soovitan sul edasi kuulata. Aga hakkame algusest pihta. Minul on rohkem kui täna juba üle 400 erineva rohkem lühema, aga juba mitmekümne pikema veebikursuse loomise kogemus ja rohkem kui 400 sellise lühema veebikursuse loomine, webinaride tegemine, inspiratsioonipäevade loomine. Ja see on mulle andnud siis sellise kogemuse, kus ma näen, et alustajatel, et pane tähele, see on hästi oluline, et ma räägin hetkel nendest punktidest just selles kontekstis, et kui sa ei ole mitte kunagi enda veebikursust loonud või siis sa oled juba seda loonud, aga selle müük ei ole nii hästi õnnestunud. Et näiteks kõige esimene, kõige olulisem viga, mida tehakse, mida ma näen ka enda klientide pealt täna, väga mitmete klientide pealt on see, et enne tehakse veebikursus valmis. Kogu kursus tehakse valmis ja salvestatakse, tehakse perfektselt valmis kogu sisu. Ja pärast selgub, kui kursus on valmis, 100 tunde on läinud tööaega, energiat, raha. Ja tuleb välja, et 1-2 inimest või hoopiski mitte keegi ei osta seda kursust. Ilmselgelt on see väga kehv olukord. Kehv olukord ka näiteks, kui sul on ka tiim, kellele sa pead ka selle ettevalmistuste eest tasu maksma ja sinu aeg. Ja see on kindlasti see koht, kus sul võib-olla tekib tunne, et sinu toodet ja teenust ei vaja mitte keegi. Ja kuidas siis nüüd niimoodi, ma olen ju nii palju aega, energiat ja raha sinna pannud. Siis vaadake, miks see probleem üldse nii-öelda, miks see on probleem, et sa salvestad kui sa salvestad enda kursuse ette ära, on see, et isegi kui sul on nii-öelda offline'is, offline on siis mitte nagu veebis, et me saaksime õigesti aru. Ehk et isegi kui sul on offline'is näiteks kliendid olemas ja sa tahad selle sama kursuse tuua offline'ist online'i, siis sa pead alati arvestama, et sihtklient on pisut erinev. Isegi kui neid justkui tunduvad, et need on need samasugused inimesed, siis ikkagi veebi tarbib, veebi inimese sellised veebikoolituste tarbija soovid, väljakutsed võivad olla sama teema puhul hoopis teistsugused kui sellel, kes tuleb sulle kursusele koha peale. Nii et hästi oluline on siin siis mõista, et kui sa kursuse ette salvestad, siis tegelikult sa ei ole 100% kindel, sa ei tea tegelikult, kes seda kursust ostavad. Sa tegelikult ei tea täpselt, mida see inimene tegelikult vajab. Et sa võid arvata,
aga nagu te teate, arvamine ei maksa arveid, vaid tegelik see, et need ostud maksavad arveid ja see, et me inimesi päriselt aitame, see on see, mis aitab meil inimesi rohkem aidata ja aitab meil ka siis nii-öelda ettevõtluses arveid maksta. Ja suur probleem on ka see, et näiteks kursuse jooksul sulle tulevad sellised inimesed, keda sa võib-olla ei arvanudki, et nemad on sinu sihtklient. noh, ja mis siis juhtub, et ma toon sulle reaalse elu näite, kuidas minu klient tegi siis toitumiskursuse ja ja ta ütles, et okei, kuule, et ma panen sinna mõned retseptid, no nagu tervisekursus üleüldiselt, tervise heaolu kursus ja ma panen sinna mõned retseptid, et ma ei tea, kord nädalas üks retsept on ju. ja mis siis tegelikult tuli välja? tuli välja see, et juba esimese-teise nädala jooksul oli nii, et inimesed olid esiteks täiesti vaimustuses nendest retseptidest ja see retseptide huvi oli lihtsalt niivõrd suur, et lõpuks selle kursuse jooksul valmis kuskil paarkümmend retsepti ja sellest omakorda valmis siis nende retseptide näol e-raamat. Mida sai siis müüa nii-öelda järgmistele klientidele, need, kes kursusel ei olnud. ehk et tegelikult see andis uue nii-öelda Townsell toote. ma praegu ei hakka selgitama, mis see Townsell tähendab, aga põhimõtteliselt see on siis järgnevatel kordadel saan pikemalt selgitada, aga põhimõtteliselt see andis siis võimaluse müüa peale selle kursuse veel ühte toodet, mida sa juba olid niikuinii loonud kursusel osalejatele. ehk et kursusel osalejad annavad sulle ideid ja sisendit, milline see sinu esimene veebikursus peaks olema. kui sa aga riburada pidi salvestad kõik videod ette ja sa teed seda elus esimest korda, siis sa tegelikult ei tea. siis sa tegelikult ei tea ja sa võid luua kursuse, mis inimestele korda ei lähe ja mitte keegi meist ei taha luua siia veelgi enam digiprügi, on ju. ja rääkimata sellest, et tegelikult sul on olemas väga suur väärtus, mida inimestele pakkuda, aga sa ei saa seda pakkuda, on ju, sellepärast et sa ei ole selle nii-öelda võimaliku veaga arvestanud. ja mida ma siis veel siin, noh, nagu mis seal siis veel võib olla? ma lisan siia punkti veel soovituse, et tee oma esimene kursus ka laivis. see tähendab seda, et kui sa teed oma esimest veebikursust, siis esimene kursus loogi nädala kaupa koos klientidega, näiteks Zoom kõnedes nagu olles. sellepärast, et niimoodi saad sa kõige paremini luua kontakti inimestega ja niimoodi saad sa kõige paremini aimu siis tema sellest teekonnast ehk et mis on sellel teekonnal, mis tal tekitab takistusi. kui sa aga ise näiteks salvestadki ette näiteks 4-nädalase kursuse ja sa tegelikult ei tea väga, kus nad kinni jäid, kuhu nad ei jäänud kinni, mis neile väga meeldis, mis harjutus vajas täpsustamist ja nii edasi. ehk et see on ülimalt oluline, et see esimestel kordadel aitab see inimestega silmast silma nii-öelda Zoomis internetis silmast silma suhtlemine, aitab sul tegelikult lõppkokkuvõttes nii arendada sinu enda kursust kui loomulikult õppida tundma ka enda sihtklienti, et talle pakkuda parimat väärtust. viga number 2, mida siis tehakse, on see, et esimese kursusena luuakse liiga mahukas ja põhjalik programm. et ei ole mõtet esimese kursusena luua näiteks poole aastast mingit põhjalikku mentorlusprogrammi, kui sa ei ole varem mitte kunagi veebis müünud ega turundanud. loomulikult, kui sa oled, ma ei tea, next level tasemel turundusguru, sul on väga pikk koolitus, siis loomulikult see on hoopis teine teema, aga kui sa oled naisettevõtja, kes on teinud enamasti offline'is enda asju või siis väga väikesel määral veebis
siis see on just see koht, mida jah, et mida mina ei soovita, et ära tee pooleaastast kursust. seal on väga mitu põhjust, sa väsid ära ise ja teiseks on see, et pooleaastast kursust on tõenäoliselt palju keerulisem müüa ja turundada. ja, ja seal võib juhtudagi see, et esimestel kordadel noh, sa lihtsalt ei tunne enda seda sihtklienti nii palju, et sul võib olla nagu mõte olnud, et ahah, ma teen pool aastat sellise asja, aga tegelikult tuleb välja, et inimesed seda üldse ei vajagi. lisaks on see, et pooleaastased programmid vajavad juba palju rohkem müügiturundussüsteeme, mis tõenäoliselt vajab juba rohkem ka näiteks sinu tiimi abi, aga, aga tiimi abi tähendab alati ju tegelikult kellelegi maksmist, see tähendab väljaminekut. et kui sul ise ei ole selge, kuidas see veebikursuse turundus, müük ja loomine käib, siis ei ole mõtet eelnevalt nii pikki ja põhjalikke formaate ette võtta. edaspidi absoluutselt. lisaks on siis see, et või noh, et selle asemel, mida siis teha, mina olen soovitanud enda klientidele esimesed lühemad kursused, pigem selline 4 kuni 8 nädalased, et ma ei ütle, et ma ei kuuluta siin oma tõde, et sa ei või teha ei pikemat ega lühemat, aga lihtsalt see on selline, mina näen nii iseenda kogemuselt kui ka klientide kogemuselt, et see esimene selline pikkus on selline hallatav, arvestades, et sul on ka muu elu ja võib-olla ka see põhiäri on seal kõrval, et see kõik lihtsalt võtab aega ja energiat, nii et alusta tasa ja targu, aga pigem tee siis õigeid samme. kolmas viga, mida tehakse, on tegelikult ka see, mida ma olen ise ka teinud väga palju või no tegelikult kõik need vead, millest ma sulle räägin, on ikkagi väga paljuski ka minu nagu enda siis ämbrid, mida ma olen kolistanud. ja on siis see, et sa tahad korraga nagu turundada ja müüa korraga mitut toodet ja teenust ehk et näiteks sul on üks veebikursuse idee või no tegelikult ütleme, et sul on 2 veebikursuse ideed ja siis sa tegeled nende mõlemaga korraga, siis ei saa, noh, isegi kui nad on sarnased, siis kliendid ei saa aru, mida sa siis tegelikult pakud ja ka sinu fookus läheb lihtsalt laiali. mõtle enda kui ettevõtja peale, et kui sa pead, ma ei tea, üks nädal teed ühte postitust, teine nädal teist postitust, et mul just hiljuti oli väga hea näide minu ühe siis kliendiga, kes siis ütleski mulle, et tead, Mari-Liis, ma nüüd sain aru, miks inimesed ei ole varasemalt ostnud. ja millest ta siis aru sai? ta mõistis siis seda, et ta ise väga hästi selgitas selle lahti, et tead, Mari-Liis, ma olen teinud varasemalt niimoodi, et ma olen müünud üks nädal ühte asja, teine nädal teist asja, kolmas nädal kolmandat asja ja võib-olla 1 kuu jooksul olengi müünud 3-4 asja. ja nüüd on siis see, et see kõige olulisem lause või see tema taipamine, mis ta mulle ütles, et aga selle 1-2 postitusega selle 1 nädala jooksul, mis ma teen, ei jõua inimesed aimu saadagi, et mul on selline toode või teenus. ja loomulikult, kui ma neile juba järgmist asja pakun, siis võib olla see, et nad ei pruukinud seda eelmistki näha, onju, ja siis on juba jälle mingi uus asi ehk et ka kliendi aju ei suuda harjuda sellega, noh, ta ei saa nagu, kui sa iga nädal pakud erinevat asja, siis ta lihtsalt ei saa aru, mida sa tegelikult mulle pakud, ehk et kliendi jaoks tekitab see segadust ja väga paljuski klient võib lihtsalt lahkuda, ta enam ei jälgi sind ja ta ei viitsi, sest ta ei saa aru, millega sa tegeled ja otsusta nüüd ära, mida sa ükskord pakud, onju. ehk et samal ajal palun ära müü ja turunda mitut asja. selleks meil ongi näiteks
järgmisel aastal algavas siis veebikoolitusäri strateegilises mastermind programmis ongi meil see üks osa on see, et me teeme 2026 aasta siis plaani, millal sa mingeid kursuseid müüd, nii et paneme selle kursuste müügistrateegia paika ja kindlasti jälgime seal, et me ei teeks mitut asja korraga. Ja kui sa oled alustaja, siis kõige olulisem on see, et sa alustad sellest ühest põhipakkumisest korraga ehk et see võikski olla nii-öelda selline sinu signature offer, mis on siis inglisekeelne sõna. ta lihtsalt kõlab inglise keeles oluliselt paremini ehk et see signature offer tähendabki siis seda, et see on sinu selline kursus, põhikursus, mille järgi sind turul tuntakse, et see on see, mida mina enda klientidele alati soovitan. Neljas viga, mida vältida, on siis see, et ära alahinda müügile ja turundusele kuluvat aega. ehk et see lugu, et ja seda aega, üks asi aega, energiat ja ressurssi. et vaadake, seal ongi nüüd üks suurim väljakutse ongi nii-öelda koolitajatel, coach idel, terapeutidel, teenusepakkujatel, virtuaalassistentidel, et ongi see lugu, et nad teevad seda oma asja väga hästi. aga kui sa oled ettevõtja, siis sa pead olema nähtav ja sa pead tegelikult ise ettevõtjana ennast nii-öelda turundama ja müüma. kui sa oled palgatööl, siis teeb keegi teine seda sinu eest ära. ja nii-öelda tööandja maksabki sulle selle eest palka, et sa juba tuled tema juurde, onju. aga tööandja ise teeb omakorda ju, tööandjal on ju tõenäoliselt müügi- ja turundusosakond, kes tegelevad sellega, et kliente saada, kes lõpuks tegelikult ju maksavad sulle palka, onju. ja samamoodi on ka see, et sa võid ja mis tihti ongi, sa teed väga hea kursuse ja sul on väga hea kursuse idee, sul on väga palju väärtust, mida pakkuda, aga sa ei oska seda müüa ja turundada ehk et või siis sa ei julge ehk et kui inimesed ei tea, et sul on üks selline vägev kursus olemas, mis aitab neid selle probleemiga, siis ei ole sellest heast ideest ja sinu vägevatest oskustest ja teadmistest absoluutselt kasu. ehk et see on üks ettevõtja olulisi kohti, et ettevõtja peab olema piisavalt julge ja piisavalt nähtavale tulema, mitte midagi pole teha. ja see piisavalt nähtavale tulemine ongi siis see, et see on kogu see turundus, mis siis toimub enne, kui me hakkame müüma enda toodet-teenust. et seda sõnumit, inimene peab sinu sõnumit nägema väga mitmel korral, väga mitmes kanalis, nii et enamasti jah, ei piisa sellest, et sa teed ühe video või ühe postituse või saadad ühe kirja välja ja siis jääd ootama, et inimesed tulevad siis ja ostavad sinu seda väga head kursust. aga kui inimene ei tea, et see kursus on väga hea, siis kuidas ta saab sellest teada, kui sina seda ei anna teada? et see on sama asi nagu kui sul on vaja ma ei tea, sul on näiteks vaja väga head robottolmuimejat ja kujuta nüüd ette, et kui internetis, ma ei tea, sa lähed guugeldama ja sa ei leia mitte ühtegi robottolmuimeja pakkujat või siis ma ei teagi, mitte keegi ei paku sulle, mitte keegi kuskil ei räägi robottolmuimejatest. no siis on ikka jube jama küll, onju. ehk et meil on vaja ettevõtjatena, me lahendame inimeste probleeme ja väljakutseid ja sinul ettevõtjana on vaja kõva häälega rääkida, milliseid probleeme ja väljakutseid sa inimestel lahendad. nagu näiteks mina lahendan siis seda, et mina naisettevõtjatel aitan siis strateegiliselt luua, kasvatada ja skaleerida enda veebikoolitusäri ehk et ma aitan luua sinna strateegia taha, ma aitan viia läbi lansseerimisi, ma aitan müüki, turundust teha nii, et see tooks tulemust. ja see on see, kuidas mina inimesi aitan ja sellest ma ka räägin ka sulle siin praegu juba, onju. räägin seda, kuidas neid vigu vältida ja seeläbi õpid ju sina mind tundma.
ja täpselt samamoodi saad sina rääkida enda siis tootest, teenusest, ja see võtab aega ja see on see, et kui ma täna näiteks sulle siin mõned minutid tagasi rääkisin, et ahah, põgusalt ütlesin paar lauset, et ahah, et 2026 veebruaris on tulemas naisettevõtjate mastermind, siis see ei tähenda seda, et sa tormad ju kohe jooksma, vaid on see, et kui sul tekkis huvi, siis sa võib-olla, ahah, okei, tahaks rohkem teada, onju, aga võib-olla sa üldse ei kuulnudki seda ja sa vajad veel, et ma räägiks sulle veel mitmel korral seda, siis sul klikib ära, kuule, aga see on hoopis midagi minu jaoks, sest mina ju tahan enda veebikoolitusäri skaleerida ja tahan seda teha strateegiliselt õigesti. et see võtab aega ja mina ei eelda, et selle ühe videoga see saab tehtud, aga, aga ma teen selleks piisavalt, et ma jõuaksin piisaval hulgal õigete inimesteni selleks, et nende probleeme lahendada. Esimesel kursusel on sinu eesmärk saada esimesed kliendid, saada nende tagasiside ja mõista, et kas see pakkumine üldse sellisel kujul töötab, nii et sellepärast panusta sellele. nii, mis mul siin viies viga viies viga on siis see, et see on lihtsalt minu soovitus, ma ei ütle, et see on 100% õige või vale, aga minu kogemusel ja minu soovitusel on see, et kui sa lood oma esimest sellist lühemat veebikursust, siis ja sa ise oled oma ala ekspert, siis tee lihtsalt üksinda see, palun ära võta sinna kõrvale väljastpoolt teisi eksperte ja koostööpartnereid. Sellepärast, et sa ise veel alles õpid, sa õpid kogu seda kursust looma, sa õpid tundma enda sihtklienti, sa õpid turundust, sa õpid müüki, sa õpid seda kursuse sisu looma vastavalt selle kliendile, et tegelikult sa ei teagi, kas täpselt see klient just vajab seda eksperti, kellega sa tahad koostööd teha. loomulikult, kui sa oled juba oma äris kellegagi koos, siis jah, absoluutselt muidugi tehke koos, küll aga ära hakka väljastpoolt otsima lisaks inimesi ja ära nagu muretse selle pärast, et oi, et mul on vaja kedagi, kes räägib sellest teemast. ei, sa loodki sellise kursuse, mida sina oled võimeline enda sihtgrupile, milles sina oled võimeline enda sihtgruppi aitama, ehk et loodki sellise kursuse ja usu mind, alati on selliseid inimesi olemas. hiljem sa saad lisada veel mingeid teemasid, veel mingeid eksperte ja nii edasi, onju. et noh, näiteks ongi, kui sa lood oma esimese ärimentorlusprogrammi või noh, tegelikult ütleme lühikese kursuse, näiteks mingi äriidee leidmise kursuse, 4-nädalase kursuse, siis sul ei ole esimesel korral vaja sinna coach'i kaasata. õpi kõigepealt seda klienti tundma. et hiljem jah, sa võid seda coach'i kaasata sinna, aga alguses alusta sellest ehk, et õpi kõigepealt ise selle kliendiga suhtlema, las klient õpib sind tundma. ehk et ära nii-öelda heas mõttes, üldse mitte pahas mõttes, aga heas mõttes seda, et ära siis anna iseennast, tähendab väärtusta iseennast piisavalt, kasvata enda enesekindlust, et aga minul on pakkuda ja ma saan ja inimesed ostavad just kursust, kus olen ainult mina hetkel. ma arvan, et selline see punkt võikski lõpetuseks olla, onju. tähendab selle punkti lõpetuseks. viimane punkt veel. see on see, mida mina olen näinud kahjuks nii oma, vähem küll mentorluses, aga rohkem ka kursustel on see. sa proovid ühe korra, sa kasutad näiteks minu antud süsteemi või kellegi teise antud mingit mudelit, süsteemi ja esimesel korral näiteks kliente ei tule, oste ei tule. aga sa ju ütlesid, et näe, tee seda, siis tuleb nii ja vaadake. ja siis antakse alla ja siis öeldakse, ma ei tea, koolitaja on, ei, see ei tööta, see mudel ei tööta. ehk et siia ma toon ühe elulise, selles mõttes hea nagu näite, et hea näite lastest. väikesed lapsed õpivad kõndima.
Nad õpivad kõndima ja mis te arvate, kas te ju teate kõik, kas väike laps õpib kõndima esimesel korral? Kas väike laps õpib kõndima teisel korral? Ei õpi ju, väike laps õpib kõndima nädalaid, mõningatel juhtudel ka mitu kuud no tegelikult kokkuvõttes kõik see etapp, see ju mitu kuud kestab, kuni väike laps õpib kõndima. Mitu korda ta selle aja jooksul kukub, mis te arvate? No vähemalt mitukümmend korda, isegi rohkem, võib-olla isegi sadades on ju. Kui palju see väike laps kukub, aga tema aju tema mõtteviis ei ole veel seal, et ah, pekki, ma olen läbi kukkunud, ma kukkusin, nüüd ma ei õpi kõndima, aitab, kõik. ei ole sellist asja. Ei ole. Täpselt samamoodi, kui sa soovid olla ettevõtja, sa soovid olla edukas ettevõtja, sa oled otsustanud, et mina loon jõukust ja edukust läbi selle iseenda ettevõtluse, läbi väärtuse pakkumise teistele, siis seal ei ole sellist kohta, et sa esimesel korral annad kohe alla. Ja ka minu klientidel me teeme iga päev tööd sellega, et kui need madalkohad tulevad, siis me saame jälle korraks otsa vaadata, et milleks need on meile sellel teekonnal kasulikud olnud, nii et kõik mudelid töötavad. küsimus on selles, kas need sobivad sulle ja seda sa alles hiljem öelda. et esimesel korral, ka võib-olla teisel korral ei tohiks alla anda. tuleb minna tagasi, kas siis 1-2 sammu ja võib-olla ka 10 sammu tagasi. näiteks antud kontekstis, kui sul ei ole tulnud ühtegi müüki, siis tuleb võib-olla tagasi minna täiesti sinna sihtkliendi uuringusse, uurida, okei, mida see sihtklient tegelikult tahab. Üldiselt piisab, minu klientide puhul on sellest piisanud võib-olla sellisest 2-3 sammust tagasi. et nad teevadki uued näiteks persona intervjuud ja saavad aru, ahah, okei, see sõnum läheb hoopis selgemaks, on ju, võib-olla vaadatagi, kas see sõnum üldse on see, kas see sihtklient on see ja nii edasi. ehk et esimesel korral palun ära anna alla, sellepärast et sa õpid tundma enda sihtklienti ja see võtab aega. mina toon sulle enda elust näite, et ütleme 1,5 aastat tehes erinevaid programme, nii tasuta kui tasulisi, selle sees tehes kümneid sihtkliendi intervjuusid 1,5 aasta jooksul olen ma siis tänaseks välja arendanud veebiäri kiirendi programmi, mis on siis juba ütleme 98% selline, nagu ma tahan, et see on ja selline, mis on klientidele, toob tulemusi ja kus kliendid saavad sellest programmist väga-väga palju kasu. ja see on võtnud aega. ja ma olen kogu aeg seda arendanud ja ma olen seda arendanud koos klientidega ja ma olen muutnud strateegiaid, aga ma ei ole mitte kunagi öelnud, et ma annan alla. ah, inimesed ei vajagi seda, ma teadsin, et inimesed vajavad seda turul, ma nägin seda. ja ma teadsin, et see, mida ma teen, ma olen selles nii hea, et ma saan inimesi aidata, kes on sellest probleemi lahendusest huvitatud, nii et ja ma usun, et ka sinul on kindlasti selline teenus või kursuse idee olemas, nii et ära anna alla ja üks tegelikult kõige olulisem kogu sellel teekonnal on nii ettevõtjaks olemise kui ka veebikursuste, koolituste loomisel on see, et võta endale tugi. palun ära jäta ennast üksinda. minu nii mentorluskliendid kui ka veebiäri kiirendis osalejad võivad kinnitada seda, et kui nad oleks üksi olnud, nad oleks ammu alla andnud. noh, saate aru, see lihtsalt, sul on vaja lihtsalt aru saada sellest süsteemist selleks, et seda hiljem, sa saad seda süsteemi rakendada enda järgmiste toodete, teenuste puhul ja üksi tegutsemine lihtsalt kulutab rohkem sinu ajalisi, rahalisi ressursse kui ka sinu närve. ja mentor, keegi tugi, mingi programm, kus on tugi sees, aitab tegelikult sul neid vigu vältida ja ta aitab nii-öelda kõrvalt siis enda selle kogemusega vaadata, kas ja millised sammud on sellel sinu teekonnal üldse nagu mõistlikud, lähtudes siis sinu eesmärkidest ja see on tegelikult see, milles mina inimesi aitan ja milles saan mina ka sind aidata. ehk et ma panen siin video all on link, siin on selguse kõne.
sõltub, mis hetkel sa seda vaatad. kui seda linki siin ei ole, siis lihtsalt kirjuta mulle. kui sa vaatad seda võib-olla paar aastat hiljem, siis ja mul ei ole võib-olla seda just sellise pikkusega tasuta selguse kõne, siis lihtsalt kirjuta mulle, aga muidu hetkel on siin 2025. aastal on siin see link all, kus sa saad broneerida tasuta selguse kõne. broneeri tasuta selguse kõne ja ma, ma aitan sul selgemaks saada sinu esimese veebikursuse, kas siis idee või teekonna või turunduse müügiosa, mis iganes sinul hetkel see vajadus on. ja see on see koht, milles mina olen aidanud tänaseks tegelikult juba sadu inimesi ja ise olen ka seda teekonda juba tegelikult 6 aastat läbinud, nii et ootan sind tasuta kõnesse, see ei kohusta sind mitte millekski, aga see näitab, et sa oled valmis astuma esimese sammu. ja mis tunne see oleks sul, kui aastal 2026 sa alustad sellega, et jess, mul on olemas veebikursus, idee ja mul on olemas strateegiline plaan, kuidas ma seda hakkan siis nii-öelda turule ja inimesteni tooma. kui see sind kõnetab ja näed, et see sind aitab, siis kohtume sinuga kõnes. kui sel korral sa kõnesse ei tule, siis kohtume sinuga loodetavasti järgmistes videodes. kui sul on ideid, ettepanekuid, millest sa tahaksid veel kuulda, millest rääkida, siis kirjuta mulle, all on kõik kontaktid olemas. tšau, pakaa.